1862. aastal Inglismaal sündinud Joseph Merrick kannatas kaasasündinud haiguse käes, mis alates 5. eluaastast moonutas tervet tema keha. Kuna mehe välimus tekitas inimestes põlgust, oli tal keeruline leida tööd ja nii jõudis ta otsapidi rändnäitustesse, kus ta pani oma kehalise iseärasuse enda kasuks tööle. Nüüd jõuab Merricki elu ilu ja valu läbi teatritüki taas vaatajateni. Elevant, mees. Loomulikult sellele lisandub see, et see lugu räägib kahtlemata ka siis sellest, kuidas me üldse siis kohtleme või tajume endast erinevat teistsugust ja kuidas me üritame siis seda teistsugust vormida oma standarditele sobilikuks ja teistpidi ka, kuidas siis, kui me ise tajume ennast teistsugusena või erinevana, kuidas me ise siis üritame samamoodi ennast vormida standarditele vastavaks. Joseph Merrickit kehastab lavastuses Johannes Richard Sepping. Näitleja tunnistab, et see on seni üks enim pingutust nõudvamaid rolle, seda just füüsiliselt. Seetõttu tuleb tal etenduse päeval end alati rolliks pikalt ette valmistada. Ma etendan inimest, kellel oli väga suur füüsiline, ütleme siis, deformatsioon. Ja näitekirjanik oli kirjutanud sinna näidendisse ka, et seda ei tohiks kuidagi markeerida mingisuguste lisanditega, siis me kuidagi üritame anda edasi seda deformatsiooni läbi minu keha, eks ma pean kogu aeg olema mingisuguses sellises kõveras asendis ja niimoodi umbes terve etenduse aja. Huvitavad kohad hakkavad valutama, ehk siis mul näiteks parema käe sõrmed, mida ma hoian kogu aeg niimoodi krampis, et oleks selline suur nagu labidas, siis need mul hakkasid valutama, nii et ma ei tea, kuidas neid soojendada, aga ma ei tea, kuidas neid venitada, aga muidu mul läheb umbes selline, ma arvan, tund, et ma venitaksin ennast soojaks ja teeksin kõik kerelihased niimoodi võimalikult soojaks. Joseph Merrick ehk elevantmehe elust on varem vändatud ka film. Lavastaja Taago Tubina sõnul ei tasu aga lavastusest filmiteosega sarnasusi otsida, sest lahendused on täiesti erinevad. Siin on meil kasutusel ka erinevad meediumid siis, et küllaltki ütleme, selline laiaulatuslik või suurema mahuline ka helikujundus, mis on suuremas jaos ka laivis, videokujundus, valgus niikuinii. Et selles mõttes kõigi nende meediumite kokku miksimine, eks on võtnud nagu kindlasti palju aega. Minule kui näitlejale annab see võib-olla seda, et mul on võimalik olla laval kuidagi hästi kurb, seepärast mul on öeldud ka, et kurbus on minu nagu põhiemotsioon, mida ma oskan laval väljendada, siin ma saan olla võimalikult palju kurb. Kuigi kogu sündmustik rullub lahti 19. sajandil, on lavastuses palju paralleele tänasega. Tegemist on täiesti ajatute ja tegelikult üldinimlike teemadega, et ma väga loodan, et siin võiks iseenesest küll igaüks leida endale selle puudutava ja kõnetava momendi. Ja teistpidi on ta ka väga vaatemänguline, et ta on kiirelt kulgev lugu, et selles mõttes ei ole midagi nagu peljata. Mina, kui ma seda lavastust vaataksin, mida ma siit kaasa võtaksin, on see, et tasub vaadata pealispinnast kaugemale inimeste suhtes ja kuna siin on tegu, ütleme siis sellise füüsilise kehaga, millest peab kaugemale vaatama, siis ma arvan, praeguses ajas võiks vaadata nagu sellistest esialgsetest väljaütlemistest või sellistest asjadest kaugemale, et näha inimese sisse.